Siis läksid variserid ja pidasid nõu, kuidas nad teda kõnes saaksid võrgutada. Ja nad läkitavad tema juurde oma jüngrid ühes Herodese seltsiga ja lasevad ütelda: õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumalat tões ega hooli ühestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mida sa arvad? Kas on tarvis anda maksu keisrile või mitte? Aga Jeesus mõistis nende tigedust ja ütles: te silmakirjatsed, miks te mind kiusate? Näidake mulle maksuraha. Ja nad tõid tema kätte ühe teenari. Tema ütles neile, kelle kuju pealkiri see on. Nad vastasid temale: keisri. Siis ta ütles: andke siis keisrile, mis kuulub keisrile, ja Jumalale, mis kuulub Jumalale. Kui nad seda kuulsid, imestasid nad ja jätsid tema ning läksid ära. Siin Herodes suure ehitatud templi lõunapoolsetel astmetel toimus omal ajal väga palju sarnaseid vestlusi. Siin kogunesid inimesed, kes olid kas templisse minemas või sealt tulemas ja nad jagasid teineteisega templis kogetud ülevaid kogemusi. Võime vaid ette kujutada, millise hingelise ülevusega naasesid rahvahulgad templist, väljudes selles müüris näha olevatest huldaväravatest, olles endasse talletanud hinge ülendavaid vaated ja kogemused. Need olid enamusele kaugelt tulnud palveränduritele kogu eluks unustamatud pildid templi ehitise grandioossusest, millele lisandus ohvriteenistuse oma silmaga nägemine ja Jumala kummardamine tema enda pühamus. Kuid mitte kõik ei ahetanud templis kogetud tunnete tulvast, nagu näiteks Jeesuse-aegne religioosne eliit, mis koosnes põhiliselt 3 suurimast sektist: variserid, saduserid ja zelotid. 4 grupp esseenid olid juba Jeesuse ajaks taandunud Jeruusalemmas Surnumere äärsesse kõrbekommuuni Qumrani ja Jeruusalemmas meenutas neid vaid nende nimeline linnakvartal, mis oli seal edelanurgas. Esimesed 2 olid Jeesuse suured oponendid, olles motiveeritud varjatud kadedusest selle Natsareti rabi suure edu tõttu, kartes, et kõik rahvas lõpuks hoiab Jeesuse poole ja nende järgijad lahkuvad. Seetõttu otsisid nad sageli Jeesuse üles ja püüdsid teda panna olukorda, kus ta jääks hätta nende küsimustele vastamisega või veelgi parem, kui ta eksiks kõnes Rooma võimude vastu, sest siis saaksid teda kohe roomlased surma mõista mässu õhutamise süüdistusega. Nad lähenesid talle sageli silmakirjaliku pugejalikkusega, mis oli vaid näitemängulik fassaad, millest Jeesus kohe lihtsalt läbi hammustas. Näitemäng oli korraldatud vaid selleks, et jätta mulje Jeesust pooldavale rahvale, justkui peaks ka nemad Jeesusest lugu. Siis lajatas nad oma küsimuse lauda, kas keisrile peab andma maksuraha või mitte. Jeesuse publikus oli palju teda pooldavaid inimesi, kuid ka tema sõnade kaugusel olid Rooma võimu esindajad, herodeslased, nii et sellele küsimusele ei olnudki head vastust, ükskõik kuidas ta oleks ka sellele vastanud. Mõlemad nii jah või ei vastus oleksid põhjustanud Jeesusele probleeme. Kui ta oleks öelnud, et peab, oleks rahvas, kes teda pooldas, protestinud, sest nad olid okupantide maksudest niigi vaevatud. Ja see oli neile hell teema. Ei vastus aga
oleks andnud Rooma käsilastele kohese ettekäände Jeesuse käed raudu panna ja ta vangi heita. Rahvas hoidis hinge kinni. Mida ütleb Jeesus? Mõned mõtlesid, et ta on nüüd küll nurka surutud. Kas ei või jah? Andke mulle teenari raha, ütles Jeesus. Keegi kõlistas taskust välja ühe mündi ja ulatas selle Jeesusele. Kelle kujutis on sellel mündil? Loomulikult sellel oli keiser Tiberiuse kujutis. Jeesus vastab niiviisi. Andke siis tagasi keisrile Tiberiusele see tagasi, mis kuulub temale ja andke Jumalale tagasi see, mis kuulub Jumalale. See, mis on tema oma, see oleme meie. Kuid Jeesus lisas sellele veel olulise jätku, millele meie Jumala rahvana peaksime hoopis enam rõhku panema kui maksude ja muude maiste asjade üle arutamise. Andke Jumalale see, mis temale kuulub. Millel siis on Jumala kujutis? Aga inimesel, sest algselt lõi Jumal inimese oma kuju järele. Me peame üle kõige vaatama, et meie oleks ennast Jumalale täiesti andnud, teda armastades, teda teenides, tema juhtnööre järgides. See on palju olulisem kui keisrile andmine, mille üle me sageli tuliselt vaidleme. Jeesus lahendas ühe lihtsa lausega siin treppidel maksu maksmise küsimuse. Kuid sellega ei lõppenud Jeesuse oponentide rünnak. Kohe olid neil valmis uued mõistatused. Seda korda saduseride poolt, kes ei uskunud üldse, et inimesed pärast surma tõusevad üles ja elavad igavesti. Õpetaja, Mooses ütles, et kui keegi sureb ilma, et tal oleks lapsi, siis vend peab abielluma oma surnud venna naisega ja soetama sugu vennale. Meie pool oli 7 venda. Esimene võttis naise, kuid siis suri ja tal ei olnud järglast. Siis jättis ta naise oma vennale. Nõnda samuti ka teine ja 3. kuni 7. Pärast kõiki suri ka see naine. Ülestõusmisel nüüd, kelle naine nendest 7 peab ta olema, ta on ju olnud nende kõikidega. Jeesus aga vastas neile, te eksite, kuna ei tunne pühikirju ega Jumala väge. Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse kui inglid taevas. Aga surnute ülestõusmisest, kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud? Mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid on elavate Jumal. Seda kuuldes rahvas hämmastus tema õpetusest. Selles kirjakohas on meile antud selge vihje Moosese poolt antud elukorraldusele, kuidas iga suguliin Iisraelis saaks jätkuda ja mitte laste puudusele otsa lõppeda. Kui mees suri lastetult, pidi naine saama tema vennale naiseks ja lapsed, kes selles suhtes sünnivad, on tema venna liini pärijad. Neil oli aga küsimus, et kui need vennad surid, aga ikka lastetuna, siis kellele oma see naine oli igavikus? Jeesuse jaoks oli nende arusse jällegi kõva pähkel. Te eksite, sest ei tunne pühikirju. Kui palju on meil täna pühakirja vääriti mõistmist, sest seda loetakse kanade kombel, kes nokivad teradest välja vaid oma lemmikud ja ülejäänud jätavad alles. Nii olid ka saduserid kokku pannud teoloogia, mis neile sobis. Sellise pärast surma on vaid lõputu vaikus moodi uskumise. Taas oli küsimuse eesmärk mõeldud Jeesusele püünise panemiseks, sest tema kuulutas ju ülestõusmist. Oma vastusega avas Jeesus meile, milline saab olema igaviku elukorraldus. See ei ole enam nii nagu maailma ajastus, mille eesmärk on saada lapsi ja neid kasvatada, et inimkond jätkuks. Tulevas ajastus oleme võrreldavad inglitega,
kes ei abiellu ega saa lapsi, vaid täidavad erinevaid ülesandeid ja elavad Jumala läheduses. Jeesus lasi üheainsa lausega kogu nende teoloogia suure pauguga vastu taevast. Jumal on Abrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal, kes ei ole surnud, vaid on elavad ja ülestõusnud. Jumal ei ole surnute Jumal, vaid elavate. Vaadake, kui vähe on meil vaja, et mõista tegelikult tõde. Sellest indu saades olid variserid tagasi. Üks seaduse tundja ja nende seast tõmbas varrukast välja kõige suurema vaidlusküsimuse, mille üle oli juutide seas peetud lugematuid väitlusi. Milline käsk on kõige tähtsam? See oli ilmselt lõputu ja nende jaoks vastuseta vaidlus. Kuid mida ütles Jeesus selle peale? Inimesed pole kunagi muutunud. Tänagi jaotub kristlik maailm selle küsimuse alusel erinevateks denominatsioonideks. Kes usub, et ristimine on kõige tähtsam? Kes usub, et jumalateenistus peab pidama ühel konkreetsel päeval? Kes usub, et on kõige olulisem rääkida võõraid keeli või liikuda vaimuandides? Aga mis vastuse annaks Jeesus täna sellele küsimusele? Ma usun, et samasuguse. Aga Jeesus ütles temale, armasta Issandat oma Jumalat kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest ja kõigest oma meelest. See on suur ja esimene käsk. Aga teine on selle sarnane, armasta oma ligimest nagu iseennast. Jeesus võtab kokku kõik sellesse, et armastada kogu oma olemusest Jumalat ja armastada oma kaasinimest nagu iseennast. Need kaks võtavad kokku kogu Toora ja prohvetid. Milline tarkus oli Jeesusel nii keerulise küsimuse lahendamisel? Seal kirjatundjad ja variserid tõid tema juurde naise, kes oli tabatud abielu rikkumiselt ja nad panid ta keskpaika seisma ning ütlesid temale, õpetaja, see naine tabati abielu rikkumiselt, aga Mooses on käsupeduses käskinud meid niisugused kividega surnuks visata. Mis siis sina ütled? Seda nad ütlesid teda kiusates, et neil oleks kaebamist tema peale. Jeesus kumartas ja kirjutas sõrmega maa peale. Kui nad siis küsides käisid temale peale, ajas ta enese sirgu ning ütles neile, kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja ta kumartas jälle ning kirjutas maa peale. Kui nad seda kuulsid ja südame tunnistus neid süüdistas, läksid nad välja üksteise järel, vanemad eesotsas ja Jeesus jäi sinna üksi ja naine, nagu ta seal seisis, et Jeesus ajas enese sirgu ega näinud kedagi muud kui naist. Ja ta ütles naisele, naine, kus on need sinu süüdistajad? Ega keegi ole sind hukka mõistnud? Naine vastas, mitte keegi, issand. Jeesus ütles, ega minagi sind hukka mõista. Mine ja ära tee enam pattu. Taaskord olid variserid aktsioonis. Tundub, et nad ei väsi kunagi katsetest Jeesust nurka suruda. Nad tulevad tema juurde vihast õhestades, lohistavad endaga kaasas naist, kes oli tabatud võõra mehega voodist. Mulle tekib kohe alguses selline huvitav küsimus, et kas see naine rikkus abielu iseendaga, kus on mees, kes on ju samavõrra süüdi? Nad tundsid Jeesust armulise ja halastajana ning nad olid veendunud, et Jeesus soovib kindlasti seda naist päästa. Nii lõid nad lauda Moosese kaardi. Mooses ütles nii, et naine tuleks surmata. Aga kas sina ütled teisiti? Jällegi sarnane selle Tiberiuse teenari püünisega. Huvitav, kas neil hakkasid juba ideed otsa saama? Kui Jeesus oleks vastanud nii, et mina ei ole Moosesega nõus, siis neil oleks kohe põhjust Jeesust arreteerida käsuõpetuse tühistamise süüdistusel.
Nad olid kindlalt veendunud, et Jeesus tahab naist päästa. Aga mida sina ütled, Jeesus? Sellises olukorras oli tavaliselt esimese kiviviskaja kohustus inimesel, kes oli sellises patus süüta. Kes teist on süüta, see visaku esimene kivi. Jeesus alustas põhimõtteliselt naise hukkamisega, kuid tingimusel, et vaid patuta mees peab olema esimese kiviviskaja. Seejärel oleks naine sama hästi kui surnud kivirahe all. Kes on süüta? Järgemööda hakkasid nad kõik nägema omi salajasi patte ja kivid pudenesid nende käest. Nad lahkusid vaikselt, kuni alles jäi naine ja see ainus süüta mees, Jeesus, kes oleks võinud esimese kivi visata. Kuid Jeesus ei visanud esimest kivi. Miks? Sest naisele armu andes teadis Jeesus, et naine ei suuda enam iialgi sooritada sellist pattu, sest ta on andeks saanud. Ei mitte sellepärast, et tal oli häbi vahele jäämise pärast või et ta pääses napikalt, vaid et see, kes talle oli andestanud, on Jumala poeg. Andestus on võimas relv. Ka meie oleme saanud samamoodi armu nagu see naine. Me kõik oleksime pidanud surema oma pattudes, kuid meile on halastatud ja antud teine võimalus. Kuid ärge mõiske seda olukorda valesti. Jeesus ei vaata naise pattudele läbi sõrmede. Ta ei ütle, pole viga naine, hullematki tehakse. Mine ja pane edasi samas vaimus. Ei. Mine ja ära tee enam midagi sellist, ütles ta. Arm annab meile teise võimaluse pöörduda, parandada meelt, tulla välja oma pattudest ja elada õigusele. Küll on hea, et see naine, kes üsna tõenäoliselt oli seesama Maarja Magdalena, kellest Jeesus ajas 7 kurja vaimu välja ja kes Betaanias pesi tema jalgu oma pisaratega, kuivatades neid oma juustega, ei jätkanud enam endiste tegudega. Tema vastaseid ajas aga marru see, et Jeesus ei hoidnud kinni nende poolt rangetest reeglitest, mida nad olid kehtestanud. Tegelikult oli see aga käsuõpetuse moonutus, kuhu nad olid ise lisanud hulgaliselt reeglid ja seadused, mis ei olnud Jumala seadmised. Üks sellistest teemadest oli hingamispäev. Kord ühel hingamispäeval kõndis Jeesus oma jüngritega läbi viljapõllu. Neil oli vist hommikusöök sellel päeval vahele jäänud ja jüngrid katkusid küpseid viljapäid ja sõid teri. Kui variserid nägid neid seda tegevat, olid nad oma etteheidetega teisel pool viljapõldu Jeesusel vastas. Jeesus vastas neile Taaveti näitega, kelle mehed sõid ära pühitsetud vaateleivad. Tema ütles neile, kas te ei ole lugenud? Mis tegi Taavet, kui tal puudus oli ning nälg temal ja ta kaaslastel? Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebiatari ajal ja sõi ära vaateleivad, mida ühelgi ei olnud luba süüa, kui vaid preestritel, ja andis ka neile, kes olid temaga. Ja ta ütles neile, hingamispäev on tehtud inimese pärast, aga mitte inimene hingamispäeva pärast. Nii on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Jumal ei teinud hingamispäeva selleks, et teha inimese elu raskemaks, et nad hingamispäeval nälgiks, vaid et inimesed seda puhkepäeva naudiks ja nad oleksid rõõmsad Jumalat kiites. Veel teinegi teema, mis tema oponente väga häiris, oli Jeesuse tervendamised hingamispäeval. Tundub vahest lausa, et Jeesus tegi meelega terveks inimesi just hingamispäeval, et oma vastaseid provotseerida. Kuivanud käega mees koguduse kojas, 18 aastat küürus kõndinud naine ja siin Jeruusalemmas Betesda tiikidel 38 aastat halvatuna lamanud mees. Ka tänases Jeruusalemmas ei ole palju muutunud. Olen kindel, et kui see ime toimuks täna Nutumüüril,
oleks juutide reaktsioon sama. Tänagi on religioossetel juutidel siin terve hulk šabati reegleid, mis ei tulene kuidagi Toorast, vaid on nende endi leiutatud. Nad ei lülita sisse sabatil valgust, ei sõida autoga, ei kirjuta, ei rebi isegi WC-paberit. Ei luba teha telefoniga fotosid ja palju muid asju, mis nende tõlgenduse kohaselt on hingamispäeva rikkumine. Tõenäoliselt oleks ka täna Jeesusel samad vastased samas linnas samadel põhjustel, mis 2000 aastat tagasi. Jeesuse oponendid aga ei olnud väljas lihtsalt sellise väitlemise, vaidlemise peal. See ei olnud selline sõbralik nagu poiste üksteisele ära panek, selline mäng, vaid nad soovisid Jeesust tappa. Nad nägid temas ohtu oma karjäärile, oma religioonile. Nad olid kadedad tema peale imede pärast, mida Jeesus tegi ja tarkuse ja meelevala pärast, mida Jeesus endas kandis. Ja ülempreestrid ja kirjatundjad said sellest kuulda ning otsisid võimalust Jeesust hukata, sest nad kartsid teda, kuna kogu rahvas oli hämmastuses tema õpetuse pärast. Ja lõpuks nad leidsidki ühe mehe Juudas Iskarioti, kes oli nõus Jeesust raha eest reetma ja nende kätte andma. See, mis takistas Jeesust arreteerimast päeva ajal, oli rahvahulkade poolehoid temale, mis ilmselt oleks põhjustanud mäsu. Seepärast oli vaja leida paras hetk, kus Jeesus oleks üksinda. Nii õnnestuski oponentidel koostöös araandjaga leida see õige hetk. Kuid teame, et see oli Jumalast ette määratud, et kõik pidi täide minema, mis oli ette ennustatud prohvetite poolt ja määratud Isa poolt. Jeesuse õpetus Jumalast kui oma Isast, Jumala kuningriigist, endast kui maailma valgusest ja kõik muud taolised teemad, need ajasid neil harja veelgi punasemaks, nii et kohati lausa kaan lendas minema nende pealt, nii nagu näiteks selles järgmises kirjakohas. Jeesus ütles neile, tõesti, ma ütlen teile, et enne kui Abraham sündis, olin mina. Siis nad haarasid kive, et tema peale visata. Aga Jeesus peitis enese ära ja väljus pühakojast. Jeesus oli kartmatu oma opositsiooni ees. Ta ei jätnud mitte midagi tegemata selle tõttu, et see kellegile ei meeldiks. Ta kõneles ja tegutses julgesti, nagu meiegi seda peaksime tegema, nii nagu Paulus meid julgustas. Kas ma nüüd püüan inimeste või Jumala heaks kiitmist või püüan ma olla inimestele meelepärane? Sest kui ma veel tahaksin olla inimestele meelepärane, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Üks kõige karmimaid jutlusi, mida Jeesus oma eluajal jutlustas, toimus just siin nendel templitreppidel, kust avaneb väga hea vaade valgetele haudadele Õlimäel. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te karika ja vaagna teete puhtaks väljaspoolt, aga seestpoolt on need täis röövi ja aplust. Sa sõge variser, tee esmalt karikas puhtaks seestpoolt, et see ka väljaspoolt saaks puhtaks. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te olete lubjatud haudades sarnased, mis küll väljaspoolt on nägusad, aga seestpoolt on täis surnute luid ja kõike räpasust. Nõnda olete ka teie, küll väljaspoolt näha õiged inimeste eest, kuid seestpoolt te olete täis salalikku meelt ja ülekohut. Häda teile, kirjatundjad ja variserid, te silmakirjatsejad, et te ehitate prohvetite haudu ja
kaunistate õigete hauasambaid. selles Matteuse 23. peatüki 36. salmis paljastas ta oma vastaste tegeliku pale. Te istute Moosesse istmel ja kõik oma teod te teete vaid selleks, et inimesed teid imetleks. Te panete inimeste peale raskeid koormaid, aga ise ei liiguta neid. Ja palju muid sõitlusi oli selles sõnumis temal ta oponentidele. Kuid oma jutluse lõpetas Jeesus kohutava ennustusega nendest saatusest. Et teie peale tuleks kõik vagaveri, mis on valatud maa peal alates õige Aabeli verest Sakaria, Berekja poja vereni, kelle te tapsite templi ja altari vahel. Tõesti, ma ütlen teile, see kõik tuleb selle sinase sugupõlve peale. Nii see ka tõesti läks. See veritasu kättemaks neile algas mõnikümmend aastat hiljem, kui roomlased hävitasid Jeruusalemma ja lõppes Hitleri holokaustiga. See on süütult valatud vere hind selle sugupõlve vaimse ja poliitilise rahva juhtide poolt. Jumal ja maailmasüsteem on alati olnud konfliktis. Nagu Jumal tõotas juba alates Edenist, et ta tõstab vaenu maa ja naise seemne vahele, see on kahe vaimumaailma vaheline kokkupõrge. See ei lähe paremaks ega muutu lihtsamaks. Sellel teekonnal seisame meie Jeesuse jalajälgedes ja astume julgelt vastu pimeduse maailma opositsioonile.